Koolitusvideo toob teieni Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programm. Head vaatajad, tere tulemast vaatama koolitussarja, kus õpetame õpilasfirma loomisega seotud protseduure. Minu nimi on Ander ja täna vaatame üheskoos üle, kuidas võiks üks õpilasfirma luua endale ühe põhikirja, mis on üks väga oluline alusdokument õpilasfirma asustamiseks, millest kindlasti ükski õpilasfirma mööda ei pääse. Ja oleme tänaseks selleks kokku pannud ühe toreda näite, millest siit nüüd hakkakski kohe teiega minema, nii nagu teiega tõenäoliselt loob see ka õpilasfirma oma põhikirja sügisel, siis kui firma asutatakse. Ja kujutame siis ette, et on oktoober, 5 Metsasaare gümnaasiumi õpilast on alustanud oma õpilasfirma loomise protsessi. Selleks tuleb neil kirjutada õpilasfirma põhikiri, pidada õpilasfirma asutamiskoosolek, tasuda õpilasfirma registreerimistasu ning kõik õpilased peavad paluma oma vanematel allkirjastada andmekaitsega seotud dokumendi. Kõikide vanemate digiallkirjadega dokument, milles lapsevanem nõustub, et tema lapse andmed on vähemalt õpilasfirma tegutsemise ajal ja Eesti õpilasfirmade registris, tuleb Eesti kodulehele koos põhikirja, asutamiskoosoleku protokolli ja registreerimistasu maksekorraldusega üles laadida. Seda, kuidas seda Eesti kodulehel siis teha õpilasfirmade veebiportaalis näitame teises videos, millel te võite klikkida üle toodud bänneril, aga selles videos keskendume siis põhikirja kirjutamisele, mis õpilastele võib tunduda küll esmapilgul võib-olla veidi tüütu, kuid on tegelikult hästi vajalik dokument. Põhikirja kirjutades lepivad õpilased kokku siis oma tegevuse aluspõhimõtetes ja tegemist ei ole pelgalt formaalsusega. Põhikirja kirjutamisel saab osalejate selgeks, milliste reeglite järgi edaspidi siis koos töötatakse. Kui õpilasfirma muudab kõige olulisemaid tegevusaluseid, näiteks toodet või õpilasfirma omakapitali suurust, siis tuleb tegelikult ka põhikirja muuta. Aga tuleme siis tagasi Metsasaare gümnaasiumi õpilasfirma põhikirja kirjutamise juurde. Õpilased saavad kokku põhikirja kirjutamiseks, neist keegi ei ole seda varem teinud ega isegi lugenud ühtegi põhikirja ja nende õpetaja soovitab neil siis seega avada põhikirja näidis ja Eesti on põhikirja näidised teile täiesti avalikult kättesaadavaks teinud, et kui te lähete Eesti kodulehele ja valite siit rep-menüüst õpilasfirma, siis peaks tulema lahti nende menüü ja siit nüüd uuesti valides materjalid on kõik olulised dokumendid kättesaadavad, mida õpilasfirma asutamiseks on vaja ja siit, nagu te näete, asutamiskoosoleku protokolli näidis üks nendest ja ka õpilasfirma põhikirja näidis. Ka minifirma põhikirja võib selle juhendi järgi teha, natukene on ta küll lihtsam, aga peamised punktid siiski kattuvad õpilasfirma põhikirjaga. Nii et kui te olete selle alla laadinud, siis peaks teile tulema ette täpselt selline dokument, nagu on minul ees. Ja saate siis hakata seda väga lihtsasti enda jaoks kohandama. Õpilasfirma võib sõnastada ka põhikirja täiesti ise, kuid olulised mõtted peavad siiski ka seal olema kajastatud. Ja meie siis antud juhul Metsasaare õpilasfirma näitel otsustame kasutada ette antud näidist, kuna meil varasem kogemus selle põhikirja loomiseks puudub. Nüüd see tekst, mis siin üleval on tegelikult ebavajalik, et me võimegi alustada põhikirja loomisel selle teksti eelnevalt läbi lugemisest. See on lühitutvustus sellest, kuidas siis õpilasfirma põhikirja luua, aga täna kui me vaatame kõik punktid eraldi läbi, siis selleks erilist tähtsust siin ei ole, nii et ma võtan ja kustutan selle kohe siit ära ja võtame selle näidise siit ka maha. Nii, aga hakkame siis minema. Asutamiskoosolekul toimunud arutelul otsustas õpilasfirma panna nimeks oma firmale siis puuhoidja, mis peaks siis peegeldama noorte keskkonnahoidlikku ellusuhtumist, aga viitab ka nende tootele, mis on siis puidust võtmehoidjad ja tulekski esimese asjana siia ära märkida, et tegemist on õpilasfirma puuhoidja põhikirjaga. Et see oleks siis arusaadav. Nii, aga liigume esimese punkti juurde. Õpilasfirma esimene punkt on ka õpilasfirma nime ja asukoha kooli kohta. Jätkuvalt tuleks siia punktiirireale asendada õpilasfirma nimega ja märgime siia ÜF puuhoidja. Nii, ja alati kasutage oma nime ees ka sõna õpilasfirma või lühendit TÕF, et siis on see kõigi jaoks arusaadav ja näitab, et tegemist on õpilasfirmaga, on ka teie klientidele oluline aru saada, millise ettevõttega või mis seltsiga ta siis parasjagu tegemist teeb ja
Seetõttu on aus ja läbipaistev, et õf on teie nime ees. Nii, ta asub aadressil antud juhul näiteks siis Haaviku tänav 6, Metsasaare ja Tartumaa. Ja selle punkti riirile saame ära kustutada. Ja õpilasfirma on loodud siis Metsasaare gümnaasiumi juurde. Kooli pole siia vaja enam, selle saime maha kustutada, see oli lihtsalt teie aitamiseks, sest mida tuleb kirjutada, aga põhikirjas seda vaja ei ole. Ja siis järele jääb see tekst, mis on praegu ekraanil teie ees. Õpilasfirma nimi on Puuhoidja. Peaks siin olema ka punkt. Ta asub aadressil Haaviku tänav 6, Metsasaare, Tartumaa. Õpilasfirma on loodud Metsasaare gümnaasiumi juurde. See aadress on üldjuhul kasutuses kooli aadress, sest see on see, kus teie peaksite tegutsema. Järgmisena võtame ette teise punkti. Õpilasfirma toodab või osutab teenust. Siin tuleks nüüd teha valik, kumba te siis teete. Antud juhul meie toodame puidust võtmehoidjaid ja siis me selle siia saamegi asendada. Kui te toodate teenust, siis võtke ära toode, puidust võtmehoidjaid. Ja sellest täiesti piisab. Lihtsalt juhul, kui te peaksite osutama ka teenust, siis tuleks see kirjutada siis teisele punkti reale ka. Et on võimalik, et osutada nii toodet kui teenust korraga. Järgnevalt vaatame punkti 3. Õpilasfirma on loodud aktsiaseltsi põhimõttel. Õpilasfirma omanikud on aktsionärid. Õpilasfirma algkapital saadakse lihtaksjate või eelisaksjate müügist. Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiate kontrollpakki. Nii, punktiiri reale tuleb taaskord sinna kirjutada õpilasfirma nimi, mis oli siis õf Puuhoidja. Aga kuna meil on õpilasfirma ees, siis paneme lihtsalt Puuhoidja. Nii. Tegelikkuses siis see, et õpilasfirma on loodud aktsiaseltsi põhimõttel, tähendab seda, et ettevõtte algkapital saadakse aktsiate ehk siis omanditunnistuste müügist. Ja aktsiad on erineva väärtusega ning õpilasfirmast, nagu ka ükskõik millises teises tavalises aktsiaseltsis või osaühingus, on suurem hääleõigus sellel omanikul, kes on ettevõttesse rohkem raha sisse pannud. Ja müüa on võimalik nii liht- kui eelisaktseid. Lihtaktsia annab siis õiguse rääkida kaasa firma otsustes ja koosolekutel hääletada. Neid võib müüa ainult õpilasfirma liikmetele, ma rõhutan. Lihtaktseid saab müüa ainult õpilasfirma liikmetele. Ja kui õpilasfirma vajab rohkem raha, müüakse väljaspool õpilasfirmat eelisaktseid. Ja eelisaktsiate dividendid ehk siis osa kasumist, mis perioodi lõpul läheb jaotamisele, määratakse kindlaks eelisaktsiate müügihetkel ja need makstakse siis välja eelisjärjekorras tegevusperioodi lõpus. Ja samuti makstakse õpilasfirma surgemisel esimesena välja eelisaktsionäride investeeringusumma õpilasfirmasse. Ehk siis on hästi oluline, et te saate aru, et kui te müüte eelisaktseid õpilasfirmast väljas olevatele inimestele, siis neil on esimene õigus kasumile ja pärast ka siis investeeringusumma tagasisaamisele. Samas eelisaktsionäridel ei ole koosolekutel sõnaõigust ja meie näite puhul, mis on ka üldlevinud viis, õpilasfirma Puuhoidja eelisaktseid ei müünud, seega ei ole vaja seda ka põhikirjas mainida ja lisaks on siin räägitud aktsiate kontrollpakist, ehk siis aktsiate kontrollpakk tähendab seda, et üks inimene on investeerinud ettevõttesse rohkem kui pool, ehk siis vähemalt 51% aktsiakapitalist. Seda õpilasfirmas ei lubata, kuna õpilasfirmas peavad saama kõik osalejad otsustes kaasa rääkida ja aktsiate kontrollpakk annab aga õiguse ja otsustamisõiguse vaid ühele inimesele ja siis teised ei saa siis sellisel juhul programmis vajalikku õppekogemust ja meeskonnatöö kogemus jääb hoopis saamata, sest üks inimene otsustab siis selle ära. Ehk siis kolmas punkt peaks välja nägema selline, et õpilasfirma Puuhoidja on loodud aktsiaseltsi põhimõttel, tema omanikud on aktsionärid ja õpilasfirma algkapital saadakse antud juhul lihtaktsiate müügist. Ning ühelgi aktsionäril ei ole aktsiate kontrollpakki. Punkt 4 on kerge. Sinna on siis vaja märkida õpilasfirma algkapitali suurus ja õpilasfirma Puuhoidja siis otsustas sel korral, et investeerivad esimese hooga
oma õpilasfirmasse 150 eurot. Jällegi, et eelisaktsiate müük, tulles korra tagasi eelisaktsiate müügi juurde, siis võib-olla, et kui et seda tuleks kasutada eelkõige sellisel juhul, kui õpilasfirma asutajad ei saa siis kokku vajalikku algkapitali, mis on õpilasfirma asutamiseks vajalik, et saada siis lisafinantseeringut, siis selle jaoks müüakse eelisaktsiaid. Et see on see põhjus, miks võib-olla neid siis ka kasutada. Nii, aga punktiga 4 on korras. Punkt 5 ütleb, et õpilasfirma algkapitali laiendamise, uute liikmete vastuvõttu ja õpilasfirmast väljaarvamise ning juhatuse liikmete vahendamise otsustab õpilasfirma üldkoosolek ja need otsused kooskõlastatakse juhendajaga. Siin ei ole vaja midagi muuta, õpilasfirma üldkoosolek on õpilasfirma kõige kõrgem organ, tähtsam kui juhatusest, juhul kui õpilasfirma on suurem ja kõik ei kuulu juhatusse, eks ole. Ja olemuslikult strateegilised otsused võetakse vastu just üldkoosolekul, et sellised otsused on need, mis on siis põhikirjas siin kirjas, eelkõige toote või teenuse muutmine ning algkapitali suurendamine, eelisõigusega aktsiate müük ning lisaks ka õpilaste juurdevõtmine või väljaarvamine õpilasfirmast ja need otsused vajaks kindlasti õpetaja nõusolekut, isegi väiksem õpilasfirma puhul tuleb siia jätta ka see kiri üldkoosolek, mitte juhatus, kuna see on siis tulevikuks vajalik teadmine ja veel kord rõhutame, et need üldkoosoleku otsused tuleb kindlasti kooskõlastada juhendajaga, nii nagu see siin kirjas on. Ehk siis kõik punktid, mis te põhikirja endale kirja panete, mis teatud osas on ka kohustuslikud, on tegelikult ka nii-öelda sihuke seaduse raamistik, kui nii võib öelda, õpilasfirma tegutsemiseks. Tüüpiline näide on ka 6. punkt, milles kirjutab õpilasfirma puuhoidjat aktsionäridel on õigus nõuda vajadusel üldkoosoleku kokkukutsumist. See on vajalik punkt, mida ka ei tohi välja jätta, sest iga aktsionär võib õpilasfirmas nõuda üldkoosoleku kokkukutsumist, kui tal on tekkinud mingi probleem. Ja nii on tagatud, et kõikide probleemid kuulatakse ära ja see aitab kaasa, et iga noor saaks panustada maksimaalselt oma õpilasfirmasse. Punkt number 7 ütleb, et õpilasfirma juhib õpilasfirma liikmetest koosnev juhatus ja selle otsuse vastuvõtmisteks on siis vaja absoluutse enamuse kohalolekut ning kõik küsimused otsustatakse häälte enamusega. Sama teksti kirjutab ka oma põhikirjas. See punkt kehtib ka väikeste õpilasfirmade puhul, et sellisel juhul võivad kõik õpilasfirma liikmed kuuluda juhatusse, lihtsalt oluline on panna kirja ka häälte enamusega otsustamise säte, kuna õpilasfirmas ei ole õige, kui otsustab vaid üks inimene, nagu ma eelnevalt ka rääkisin, ja oluline on vahet teha aktsionäride ja juhatuse koosolekutel. Nagu oli juttu, võtab strateegilisi otsuseid vastu aktsionäride ehk siis omanike üldkoosolek ning siin on oluline investeeritud kapitali osa tähtsus. Aga jooksuvaid otsuseid, kui palju materjale osta, kuidas ja millal maksta palku, kuidas teha turundust, neid võtab vastu siis juhatus ning nagu see punkt ütleb, siis lihtsalt häälte enamusega. 8. punkt on siis õpilasfirma palga maksmise kohta. See punkt on õpilasfirma põhikirjas sees, sellepärast et õpilasfirmad mõtleksid selle läbi ja tajuksid, et töötasu tähtsus töötajate motiveerimisel ning õiglasel tunnustamisel on täiesti olemas ja oluline faktor. Ja Eesti pakub välja lause, et õpilasfirmal on õigus maksta oma liikmetele palka ja preemiat ning palgata tööle ajutisi töötajaid. Õpilasfirma puuhoidja punkt näeb välja täpselt selline, nagu ta siin kirjas on, kuid lisaks panevad nad endale kirja, et õpilasfirma maksab tükitöötasu. Toodetud võtmehoidjate eest ning müüdud toodete ning ajatasu õpilasfirma juhtimise eest. Et see on selline üsna normaalne lähenemine. Punkt 8 võimaldab palgata tööle ka töötajaid väljaspoolt õpilasfirmat lühiajaliste tööde tegemiseks, nagu seda hiljem ka õpilasfirma puuhoidja tegi, kes siis kasutas kiire töö tegemiseks Tisler Karjalt. Sellest nagu räägime natukene tulevikus, aga lähme praegu edasi õpilasfirma põhikirja punkti juurde number 9, õpilasfirma toote kinnitab Junior Achievement testi. Ütleme nii, et siin ei ole vaielda midagi, tuleb lihtsalt kirja panna ja Eesti vastutab kõikide õpilasfirmade tegevuse eest ja tal on nii vetoõigus kui pädevus teile vajadusel nõu anda. Enne kooskõlastab muidugi teie tootega õpetaja veel varem, kui nõu annab mentor, seega 9. punkt läheb kirja täpselt nii, nagu ta siin toodud on.
10. punkt on õpilasfirma programmi erinevus, selleks, et õpetaja saaks pidada järge teie majandustegevusel. See ütleb, et kõik 50 eurot ületavad väljaminekud kooskõlastab õpilasfirma õpetaja või mentoriga. Ja kui õpetaja avab pangas arvelduskonto, ei pea pank õpilasfirma ja juhendaja vahelist kooskõlastust kontrollima. Õpilasfirma puuhoidja kirjutaski selle punkti sõna-sõnalt oma põhikirja. Õpilasfirma ei pea pangas õpilasfirma nimel pangaarvet avama, aga SEB pank pakub seda võimalust täna. Selleks, et bürokraatia ei läheks liiga suureks, on vaja lisada lause, et pank ei pea kontrollima kooskõlastust ja juhendaja kooskõlastus võib olla nii suuline kui ka kirjalik, siis see sõltub õpilasfirma kokkuleppest. Õpetajaga kooskõlastatavat summat võib vähendada, kui seda nõuab õpetaja või soovib õpilasfirma 150 eurot, siis eks ole. Summat suurendada 50 eurost, aga Junior Achievement Eesti ei luba selleks, et vähendada teie finantsriske, et olete, väga suur osa teist on kindlasti tegelemas ettevõtlusega esimest korda, nii et riskid on olemas ja selleks, et neid maandada, on hea, kui õpetajal on ka väike kontroll selle üle, mis te teete ja millised on teie firma suurimad kulutused. Tulema punkti juurde 11, lõpp juba hakkab paistma, õpilasfirma tegevuseks ei kasutata sponsorraha, välja arvatud sõitude finantseerimiseks, ürituste osavõtumaksete tasumiseks. See punkt tähendab, et õpilasfirma tootmist ei tohi rajada toetustele, mille õpilasfirma tagasi maksta ei saa, sellepärast et toetustel põhinev ettevõtlus lihtsalt ei ole jätkusuutlik ning ei arenda vastutustunnet. Küll aga lubame me toetuste eest tasuda laatadel, koolitustel ja võistlustel käimisi, sest sellega vähendatakse lihtsalt õpilasfirmade ebavõrdsust kulutuste tegemisel, sest enamik üritusi toimub paraku suuremates linnades ning võimaldab osaleda ka nõrgema majandusliku kindlustusega noortel siis sellisel juhul. Aga lähme punkti juurde 12, õpilasfirma tegevusperiood. Tuleb tähele panna, et kirja pandaks ka alguspäev ning et õpilasfirma tegevus ei ületataks kooliaasta piiri. Tavaliselt on viimane päev veerandi lõpp, näiteks 12. juuni. Juhul, kui osaletakse perioodõppes või kutsehariduses, kus õppeperiood on teine, pannakse kirja reaalne planeeritud tegevusaeg, mis mingil juhul ei tohi siis ületada 1 aastat, mis on õpilasfirma puhul selliseks suureks reegliks. Ja õpilasfirma tegevusperiood antud juhul õpilasfirma puuhoidja näitel on siis 1. november 2018 kuni 12. juuni 2019. Ja selle kursiivis võime siis taaskord ära kustutada. Tuleme 13. punkti juurde. 13. punkt ütleb ja nii kirjutab õpilasfirma puuhoidja, et õpilasfirma tegevuse lõpuks siis õpilasfirma likvideeritakse ja lõpetamisel esitatakse aruanne Junior Achievement Eestile ja jaotatakse aktsionäride vahel kasum vastavalt omandatud aktsiate väärtusele ja tüübile. Kui te Eestile aruannet ei esita, siis ka õpilasfirma programmi tunnistust Eesti ei väljasta ja väga oluline on ka lause teine pool, et jaotatakse aktsionäride vahel kasum vastavalt omandatud aktsiate väärtusele ja tüübile. Kasumi jaotamisel ei arvestata tööpanust, mis on hästi oluline, et seda lihtsalt ei ole võimalik sellega arvestada. Seda on arvestatud juba palkade maksmisel ja juhul, kui te olete otsustanud palka mitte maksta ja kevadel arvate, et tööpanust on ainult olnud ebavõrdsed, ei saa kasumi jaotamisega seda kahjuks enam reguleerida. Kasumi jaotatakse ainult vastavalt sisse makstud aktsiakapitali ja ainus kasu on sellistest otsustest väärtuslik õpikogemus siis sellisel juhul. Ja veel üks märkus, et kui teil on eelisaktsionärid, siis ärge unustage, et kõigepealt makstakse tagasi nende investeering ning teiste aktsionäride oma dividendid makstakse samuti esimesena siis neile vastavalt kokkuleppele ja ülejäänud kasum läheb jaotamisele ihtaktsionäride õpilasfirma liikmete vahel siis. Siin käib ka dividendide arvestamine vastavalt sisse makstud aktsiakapitali suurusele, aga kindlasti vaadake selles osas täpsemalt, kuidas see välja näeb Eesti raamatupidamise juhendvideot, mis on ka meie YouTube'i kanalil saadaval. Nii, aga nüüd jõuamegi viimase punkti juurde, mis tuleb põhikirja sisse kirjutada. Selleks on see, et kui õpilasfirma ei ole olnud õnne või tegevus on olnud loid ning õpilasfirma lihtsalt ei ole õnnestunud jõuda kasumisse, või veelgi hullem on jäädud kahjumisse, siis seegi punkt tuleb läbi arutada, et oleks selge, kuidas sellisel juhul toimida. Ja punkt 14 ütleb antud juhul väga selgelt, et juhul, kui õpilasfirma lõpetab kahjumiga, jaotub kahjum õpilasfirmade liikmete vahel solidaarselt, nii siis ka õpilasfirma puuhoidja on endale
kirja pannud ja see jääb nii, nagu ta näidises on. Ehk siis õpilasfirma puhul peaks solidaarsus tähendama võrdset kahjumi jaotust. Õpilasfirma Puuhoidja oma põhikirja välja ei trüki, vaid selle allkirjastavad digitaalselt tegevjuht Laura. Paneme siia praegu Laura. Ja juhendaja Karmo. Loomulikult võiks neil ka päriselus olla perenimi. Samuti siis lisatakse õpilasfirmale selle kinnitamise kuupäev, mis antud juhul on 1. november. Nii. Paneme siia koolu nüüd. Ja ette kindlasti, et paneksite need perekonnanimed ka, siis lisan mina ka need perekonnanimed ikkagi siia Laura perekonnanimeks. Saab Puupõld ja siia ka ilusti juhendaja nimeks Karmo Kuusemets. Nii, ja kuupäev see ka kirja ning kui teil ei ole digiallkirjastamise võimalusest, siis piisab jaestile ka sellest allkirjata variandist, kuna põhikirja muud dokumendid esitatakse läbi süsteemi, kus õpilased juhendajad tegelikult identifitseeritakse, aga siiski, kuna päris ettevõtte registreerimisel äriregistris on allkirjastamine vajalik, siis on oluline seda teada, et see peaks ka tegelikult niimoodi käima. Ja õpilasfirma põhikiri ongi nüüd teie ees ja täiesti valmis. Nüüd on aeg asada enda töö tegemise kallale. Nagu öeldud, võite kasutada ka teisi põhikirja mudeleid, aga jälgige, et kõik olulised punktid, millest me täna rääkisime, oleksid seal siis sees. Jõudu tööle ja ma usun, et see ei ole tegelikult üldse nii raske, kui esmapilgul võib tunduda ja küll aga kindlasti paneb aluse teie edasisele edukale tegevusele. Teistes videodes vaatame asutamiskoosoleku protokolli loomist ning õpilasfirma registreerimist. Teiega oli Ander, kohtume peatselt.